Tervist sõbrad, minu nimi on Janno Peensalu, see on Karjase kohvi saade. Ja selles episoodis ma tahan jagada teiega jutlust, mida mul oli au ja privileeg kõneleda. Eelmisel nädalal meie kiriku suvepäevadel Lootuse külas, õhtusel avajumalateenistusel. Ja kuigi minu hea sõber Martti püüdis võtta seda videosse ka mu enda telefoniga, see fail on kuskile kaduma läinud, aga Valter Roosu Pildiraadiost oli valmis jagama seda ülesvõtet minuga, mida nad võtsid profikaameratega, nii et eriline privileeg näha mitme kaameraga mitmest nurgast. Ja muuseas, see suvelaager oli tõesti väeline, eriline, Jumala võidmine voolas. Me nägime mitmeid imesid ja tunnustähti, kui ühe õhtuga korjatakse 28 000 eurot. Minu arust see on ime. Inimesed tulid ette, andsid tunnistust tervenemistest. Mees, kes ei saanud tõsta kätt, tõstis käe. Ja piiskop Märt Vähil oli mitu teadmise sõna sellest, mis auditooriumis toimub, millised tervenemised aset leiavad. Ja ta nimetas, et oli näinud unes ühte mustanahalist Nigeeriast pärit meest, kellel oli midagi käega. Ja hämmastav kombel just nimelt sellel suve laagri õhtusel jumalateenistusel see mees tuli ette ja tõepoolest tal oli käsi kinni, see oli linguga kaelas ja Märt profeteeris tema üle, mees tõstis sellel samal koosolekul käe ülesse, see oli tervenenud ja tuli ette ja andis au Jumalale selle eest, nii et mitmed vägevad asjad juhtusid. Ja teise õhtu jumalateenistusel pärast seda, kui piiskop Märt oli jutlustanud, äkitselt ülistuse ajal noored tulid lava ette ja lihtsalt hakkasid hüppama ja tantsima issanda ees ja midagi atmosfääris muutus, nii et palju erilisi asju juhtus seal. Aga see kõne oli seotud sellega, kui kuninga ametnik tuli Jeesuse juurde. On tohutu vägi Jeesuse juurde tulemises. Isegi neil päevil, kui Jeesus siin maa peal oli, mitte kõik ei viitsinud võtta vaevaks ja otsida üles, kus see imetegija jälle on, kus ta kuulutab, kus ta toimetab. Mõned tegid seda, võtsid ette pika teekonna, mõned ei tohtinud ühiskonnas avalikult liikuda nagu veritõbine naine või pidalitõbised. Aga nende usk pani neid siiski liikuma Jumala suunas. Ja muuseas, Jumal ei reageeri lihtsalt vajadustele. Vajadusi on meie ümber kogu aeg. Sul on vajadused, mul on vajadused, me kirikutel on vajadused, meie rahvusel on vajadused. Need vajadused ei saa lihtsalt automaatselt täidetud selle fakti tõttu, et meil on vajadus. Aga Jumal reageerib usule. Ja kui see usk tuli isegi mitte juudi poolt, nii nagu see sõjapealik või süroföniikia naine või teised näited, mida me näeme piiblis, siis Jumala ime tegev vägi voolas nende suunas, kes tema juurde tulid. Nii et on vägi Jeesuse juurde tulemises ja see on see, milles see jutlus ka oli. Nii, palun istuge Janno Peensalu. Teeme korra veel seda, ülendame sind, ole hea. Tõuseme korraks. Ülendame sind. Ülendame sind. Ülendame sind. Jeesus. Halleluja. Ülendame sind. Ülendame sind. Ülendame sind. Jeesus. Amen, 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 halleluja. Isa taevas, me täname sind,
et seesama püha vaim, kes langes 4 pühipäeval Jeruusalemmas, et seesama tõotus on meie päralt ka täna õhtul siin. Sest Peetrus kuulutas ja ütles, et teie ja teie laste päralt on see tõotus. Kui kuskil ühes põlvkonnas on üks näljane kamp inimesi, kes seisab issand ees, issand, sa jätkuvalt valad oma väge välja ja sisse näljastesse astjatesse. Leia täna õhtul näljased astjad meie seas ja issand, sinu tahe sünnigu, sinu nimi sagu austatud Jeesuse nimel. Amen. Enne kui sa võtad istet, ütle oma naabrile, kes su kõrval on, et sul on hea meel teda näha ja siis sa võid võtta istet. Sa võid isegi toksata esireas oleva inimesele või tagareas, ütle kellelegi, et sul on hea meel teda näha. Kui sul on su piibel kaasas, siis me pöörame täna Johannese evangeeliumisse. Johannese evangeelium 4. peatükk. Ma ei tea, kas kellelgi täna on siin päris piibliraamat ka kaasas. Mulle meeldib lugeda piiblit, mida ei pea laadima. Amen. Lugeda Jumala sõna, mida ei pea laadima. Kui sa kuskil bussis sõidad ja sul on telefon ees, sa võib-olla loed sealt piiblit, kas pole nii, aga keegi ei tea, mida sa sealt vaatad. Aga kui sa võtad selle raamatu lahti, siis igaüks ütleb, see on vist mingi usuinimene. Su aktsioon tunnistab millegist. Piibel on väärine, kas pole nii? Amen. Ma kunagi kuulsin ühte lugu ühest grupist, kus nad müüsid piibleid. Ma ei tea, kas Eestis see toimub nii või mitte, aga Ameerikas mõned on eestlased käinud seal ukselt uksele ja müüvad asju, kas pole nii? Ja selles grupis oli üks mees, kes oli eriti hea piiblimüüja. Ainuke asi oli see, et see mees kokutas ja kogeles ja selle ettevõtte juht seal mõtles, et huvitav, kuidas tema nii hästi müüb ja küsis, kuidas sina, kes sul kõnepuudega, müüd nii hästi piibleid. Ja siis ütles, tead, ma lähen ukse taha ja kupu ukse avab, küsin nende käest, et kas te tahate piiblit osta või te tahate teile seda loeksin. Ja sellel mehel oli piiblimüük väga hea. Nii et Jumala sõna on väärine, kas pole nii? Mitte mingisuguseid piire. Sõbrad, ma katkestan korra selle kuulamise selleks, et öelda, kui sa ei ole seda kanalit veel tellinud, siis ole hea, vajuta telli nuppu. Ja kui sulle meeldib see, mida me siin kanalil teeme, siis vajuta laiki. Need asjad aitavad palju kaasa. Suur tänu teile. Me loeme täna Johannese evangeeliumist 4. peatükist. Ja ma loen salm 46 ja siit edasi. Siis tuli Jeesus jälle Galilea Kaanasse, kust oli teinud vee viinaks. Tänapäeval oleks vaja rohkem veini teha veeks, aga ja seal oli üks kuninga ametnik, kelle poeg oli haige Kapernaumas. Kui see sai kuulda, et Jeesus on tulnud Judeas Galileasse, läks ta tema juurde ja palus teda, et ta tuleks ja teeks terveks tema poja, sest see oli suremas. Siis Jeesus ütles talle, kui te ei näe tunnustähte ega imetegusid, siis te ei usu. Kuninga ametnik ütles temale, issand, tule alla, enne kui mu laps sureb. Ja Jeesus ütles talle, mine, su poeg elab. Ja inimene uskus sõna, mida Jeesus talle ütles ja läks. Ja kui ta alles oli minemas, tulid ta sulasetele vastu ja kuulutasid ning ütlesid, et ta poeg elab. Siis ta kuulas neilt tundi, mild oli hakanud toibuma. Ja nad ütlesid talle, eile 7. tunnil lahkus temast palavik. Siis isa märkas, et see oli sündinud samal tunnil, mil Jeesus talle ütles, su poeg elab. Ja ta uskus samuti kõik ta pere
Ja selle teise tunnustähe või ime tegi Jeesus, kui ta Juudeast oli tulnud Galileasse. Amen. Me räägime täna Jumala sõna väest, Kristuse suust ja me räägime imedest. See on huvitav, et piiskop Märt Vähi juba mainis seda. Nii et ma nõustun sellega, et Jumal teeb meie keskel imesid. Kui sa loed Johannese evangeeliumit, siis sa ei saa parata, et märgata, millist kaalu Johannes paneb Jumala sõna võimele teha asju korda saata. Kohe algusest ütleb, alguses oli sõna, sõna oli Jumala juures, sõna oli Jumal kõik. Salm 16 on tekkinud sõna läbi, midagi ei ole tekkinud ilma sõnata. Sõna sai lihaks, elas meie keskel. Ja Jeesus ütles Johannes evangeeliumis samuti, et kui te jääte minusse, minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mis iganes soovite, see sünnib teile. Peatükis 6 ta ütleb, et sõnad, mis ma teile olen rääkinud, on vaim ja on elu. Kaana pulmas Maarja ütles Jeesuse kohta, et mida iganes tema teile ütleb, seda tehke. Muuseas, see on üks hea motto oma elu jaoks võtta. Mida iganes tema ütleb, seda tee. Väga lihtne, kas pole nii? Märt Vähi usub sellesse, ma tean. Halvad tuleb Betsadast, ütles, tõuse üles, võta oma voodi ja kõnni. Pimedale ütles, mine pese oma silmi Siiloa tiigis. Ja muuseas, ta ei lisanud juurde, et mees pidi terveks saama. Ta lihtsalt ütles, mine pese silmi Siiloa tiigis. Ja mees oli sõnakuulelik sellele sõnale. Laatsarusele ta ütleb, muuseas, kes oli surnud, Laatsarus, tule välja. Nii et kokkuvõtvalt sõna loob maailma, sõna muudab vee veiniks, sõna paneb kõndima halvatu, sõna avab pimeda silmad, sõna äratab üles surnud, sõna annab surevale poisile elu siin, ehk et vägi vabaneb Jumala sõnast. Halleluuja, amen. Jumala sõna on väeline. Ma ei tea, kuidas sinuga on, aga aeg-ajalt me kõik vajame oma elus imet. Võib-olla hoone, mida sa vajad osta, on kallim kui sinu võimekus seda osta. Võib-olla su lähedane on saanud diagnoosi, mida arstid ei suuda parandada. Teinekord suhted on nõnda katki, et need vajavad imet. Amen. Ma arvan, et kui me siin käega märku peaksime andma, siis meie keskel ilmselt oleks hulga inimesi, kes vajavad imet Jumala käest mingi asja suhtes. Või kellegi teise inimese jaoks, kes on sulle väga tähtis sinu lähedal. Kas pole nii? Ja siin loos me loeme ühest imest, mis juhtus ühele mehele. Mul on kõigest 6 punkti, mida ma tahan teha. Enne kui me jõuame sinna, et me palvetame täna inimeste eest. Ma usun, et Jumal annab prohvetlikke sõnumeid, vaimuanded voolavad meie keskel. Ja tõesti need asjad, mis juba me kuulsime, tulevad esile. Siin kuninga ametnik vajas imet. Ja ime on Jumala üleloomulik töö selles loomulikus maailmas. Ime üldjuhul on midagi, mida sa ei saa seletada, mis on võib-olla lahus selles, kuidas tavaliselt asjad käivad, toimivad looduses, füüsilises maailmas. Ja ime, me kõik nõustume sellega, on tegu, mille kaudu Jumal avaldab oma väge, näitab oma väge. Ja siin tuleb üks üsna kõrge staatusega mees. Ta on kahtlemata mõjukas, ta on jõukas, sidemetega. Aga ma ütlen sulle, maailma võimekamad on võimetumad teatud asjade ees. Sul võib olla palju raha, see tähendab, et sul on palju rahu. Sul võib olla võimu, aga mitte võimet toime tulla oma olukorraga. On mõningad asjad, millega sa toime ei tule. On mõningad ajad ja hetked, kus sa vajad imet. Ja Jeesus, sõbrad, on jätkuvalt imetegija. Ma arvan, me oleme kõik seda juba näinud ja tundnud. See mees siin ilmselt oli Herodes Antibase teenistuses.
tema kojas tööl. Meil ei anta täpselt teada, mida ta tegi või kes ta oli, me võime spekuleerida siin. Muuseas, Luukas räägib inimestest, kes Jeesuse teenistust toetasid ja viitab seal Kuusa, eesti keeles on Kuusa, varahoidjale. Tema naine toetas Jeesust. Nii et see võib olla, et see mees siin oli Herodes Antipase varahoidja. Üsna kõrge ja vastutusega positsiooni peal. Ja see Herodes Antipas muidugi ei olnud väga populaarne juutide seas. See oli mees, kes lasi tappa risti Johannese, kes abiellus oma venna naisega. Jeesus kutsus teda muuseas, minge ütelge sellele rebasele. Nii et see on see sama mees siin. Aga see ametnik oli hädas. Ja ta vajas imet. Ja kui sul on häda käes, sa teed igasugu asju, kas pole nii? Aastad tagasi mul emal diagnoositi haruldane pehmete kudede kasvaja nimega sarkoom. Ja kui sa seisad silmitsi sellise tõsise olukorraga, siis sa teed mis iganes, et leida abi, kas pole nii. Iga jutlustaja, iga evangelist, iga palverätik, sa haarad kinni nendest asjadest, sest sa vajad imet, kas pole nii. Ja me ka nägime imet seal. Aga selleks ajaks muidugi oli Jeesusel juba omaette imetegija kuulsus. Me teame, et veini ime oli juba juhtunud. Eelnev peatükk räägib sellest, et Jeesus tegi Jeruusalemmas mitmeid imesid ja paljud uskusid temasse. Nikodeemus tuli öösel Jeesuse juurde, sest me teame, et sa oled Jumalalt tulnud, sest keegi ei saa teha neid imesid. Nii et Jeesuse ime tegev vägi oli saanud kuulsaks ja ma arvan, et kui kuskil on kuulda, et imed sünnivad, see tõmbab rahvast ligi. Ja see tõmbab inimesi, see tõmbab tähelepanu. Ja sellepärast ma usun, et meil tuleks jätkuvalt uskuda Jumalat imede pärast, terveks saamiste pärast, tunnustähtede pärast. See on, mida apostlid palusid. Kas pole nii? Kui nad kokku tulid, ütlesid, siruta oma käsi, et imed, tunnustähed ja terveks saamised võiksid sündida. Amen. Nii et see võiks olla meie palve jätkuvalt. Aga nüüd see ametnik, populaarne, kõrge staatusega inimesed respekteerisid teda, alandas ennast ja läks Jeesuse juurde. Aramea ingliskeelses piiblis on, ta tuli tema juurde. Tead, kui paljud inimesed elus kavatsevad asju teha? Vähesed võtavad kätte ja teevad asju. Halloo? Muidugi keegi ei ole täna siin, ma räägin nendele, kes video läbi vaatavad. Kapernaum oli Kaanast kuskil 35 kilomeetrit eemal, me ei tea muidugi seda kilomeetri täpsusega või meetri täpsusega, aga see oli piisavalt palju eemal, et see ei olnud lihtsalt väike muuseas trip teha. See oli päeva teekond sinna, jalgsi ilmselt 10 tundi, hobusega 6 tundi. Nii et see oli paras väljakutse, et minna sinna. Ja ma olen kindel, et Kapernaumas, muuseas, kus Jeesus ka peatus teatud aja, oli teisi inimesi, kelledel olid vajadused, kes vajasid imet. Aga kõik ei tulnud kodust välja, see mees tuli. Üks siuke mees nagu Jim Rohn on öelnud, et ta kõikidel oma seminaridel soovitas ühte raamatut inimestele. Ja see raamat aitas teda tema majandamises ja finantsasjades ja ta ütles, et ma soovitasin seda kõikidele oma audientsidele ja ilmselt miljonitele inimestele. Ütles, tead, kui paljud tegelikult läksid ja otsisid selle raamatu kuskilt välja ja ostsid selle. Ta ütles, heal juhul 5%. 5%. Ülejäänud, neil ei läinud see korda. Ja Harvardi ülikooli uurimus tõdes, et ainult 3% inimestest on nende eesmärgid kirjalikult kirja pandud. Ülejäänud lihtsalt kulgevad. Laules seda Eli Läätse laulu, et ei me ette teha,
mis elu meil tuua võib. Kuid ometi kõik, mis peab, tuleb kindlalt kõik, eks ole, aga sa võid teada, kus sa paned omale eesmärgid ja töötad nende suunas. Amen. Muidugi on asju, mida sa ette ei saa planeerida, aga ja nendest, kes teevad uusaasta lubadusi, aasta lõpuks ainult 10% nendest veel töötavad oma lubaduste kallal. Need aasta alguses inimene ütleb, ma plaanin sel aastal kaalust alla võtta. Ja läheb, ostab trenasööri, ostab sniikerid või need potased, tossud mingid uue spordivarustuse. Algul hakkab hoolega peale, aga aasta lõpuks ainukesed, kes töötavad veel selle trenasööri peal on ämblikud oma võrkudega. Ja see on juba ammu kuskil kellegi teise valduses. Pööra oma naabri poole, naerata talle, ütle, ma vist aiman, kellest ta räägib. Nüüd see mees mitte lihtsalt ei kavatsenud tulla ühel päeval Jeesuse juurde, vaid ta võttis kätte ja läks Jeesuse Kristuse juurde. Muuseas, kui me räägime Jeesusest, Kristusest, kui me räägime meie laagri nagu teemast Kristuse ees, siis Kristus ei olnud mitte Jeesuse perekonna nimi. Alurõmpu, Jeesus Kristus. Ei. Kristus tähendas võitu. Amen. Ja selleks, et olla võitu, sul peab olema võidmine. Ja mida Jeesus oli siis võitud tegema, sa loed sellest Luuka evangeeliumis 4. peatükis, kui ta seal avab Jesaja raamatu, ütleb, issanda vaim on minu peal, sellepärast on ta mind võidnud. Avama pimedates silmad ja laskma rõhutud vabadusse ja kuulutama issanda meelepärast aastat ja räägib seal vangid lasta vabaks ja nii edasi ja nii edasi. Nii et Jeesus käis mööda maad ja Jumala vägi oli tema peal ja sellepärast oli ta võitud. Amen. Ja tõesti imed sündisid tema teenistuses. Nüüd hea uudis on see, et me oleme täna Kristuse ihu. Amen. Ja see sama vägi ja see sama võidmine ei läinud kaasa Jeesusega, vaid on siin koguduse üle. Amen. Tänu Jumalale selle eest. Ja võidmine on huvitav asi, me täna sellest pikalt ei räägi, aga võidmine on midagi, mis teeb asjad heaks. Oled sa sõitnud rattaga roostes ketiga? Vaata, et püsib kuidagi peal ja tuleb iga natukese aja pealt maha võib-olla sealt, aga kui sa võiad seda ketti ja hammasrattaid, siis liikumine läheb heaks. Oled sa nõus sellega? Ja? Või kui sa lähed massööri juurde, ta ei pane õli, lihtsalt hakkab nühkima sind. Usu mind, su temperatuur tõuseb kähku, kehatemperatuur, ja see võib olla päris valuline kogemus, aga õli teeb asjad heaks, kas pole nii. Ja võidmine on tõesti Jumala vägi sinu üle, minu üle, meie üle, koguduse üle ja ka Kristuse üle, mis teeb sind võimeliseks tegema midagi, mida tegelikult ainult Jumal suudab teha. Kui Jumala võimine on sinu peal, siis sa võid teha asju, mida sa inimesena ei saaks teha. Ja ei ole mõeldudki tegema, aga Jumala võimine toetab sind. Ja vastavalt Jesaja raamatule 10. peatükile, ma arvan, salm 36, seal öeldakse, et ja tema ikke kistakse või lõhutakse ja koorem kõrvaldatakse sinu pealt võidmise tõttu. Nii et sa tead, kui võidmine on kohal. Võidmine on kohal siis, kui sa näed, et ikked purunevad, koormad eemalduvad. Oled sa tundnud seda, et sa oled tulnud koormaga kogudusse ja siis hakanud ülistama Jumalat ja tulnud tema ligi. Amen. Tulnud tema ligi ollu. Ja tema vägi, tema võidmine on puudutanud sind ja äkitselt. Need asjad, mis ennem olid nii suured, nii rõhuvad, on ära läinud. Amen. Ma olen tundnud seda. Või alustanud palvet nõnda, taevas on kinni ja just kui palve ei tõuse laest kõrgemale. Ja muuseas, te ei peagi palju laest kõrgemale tõusma, sest Kristus elab sinu sees. Sa ei vaja jõuda kuskil valgusaastate taha oma palvega. Ta on siin sinu sees. Ometi me räägime sellest kogemusest ja see on tähtis ka. Nüüd, tollel ajal Iisraelis oli palju imeravijaid ja nõidu ja see ametnik oleks võinud vabalt minna nende juurde. Aga ta läks Jeesuse juurde.
Ma olen kindel, et oli kuulnud Jeesusest, mida Jeesus teeb. Mitte ainult seda, et Jeesus oli parasjagu nüüd seal Kaanas, kus ta oli teist korda, ta kuulis sellest muuses, ta lugenud kuskilt Twitterist või Instagramist, sõna levis palju rohkem aega võttis, et sinna jõuda, aga ta oli kuulnud, et Jeesus teeb imesid. Tervendusvägi voolab tema läbi. Ja ta pani oma usaldust Kristuse peale. Oleks ta lihtsalt uskunud, et Jeesus on kõigest puussepp, siis ta ei oleks palunud tema käest imet, oleks palunud võib-olla uued köögikapid endale või midagi sellest. Aga sõbrad, ma tahan öelda seda teile, et on tohutu vägi tulemises. Piibel ütleb, et ta tuli Jeesuse juurde. Vähesed said ime, kes passiivselt kuskil ootasid. Et võib-olla Jeesus juhtub tulema minu linna ja kõndima kuidagi juhtumisi siit minu tänavalt läbi. Ja kui ta läheb minu majast mööda ja juhtumisi viskab just minu maja aknast pilgu sisse ja näeb, et ma olen seal õnnetu. Ja ma kuskil seal voodis istun ja pool küürus ja niimoodi hädine ja ma ei saa liikuda ja nii edasi. Ja siis ta tunneb halastust minu peale ja tuleb sisse, ütleb, kas ma võin su eest palvetada? Vähesed, sellised inimesed said imesid. Mõned olid, absoluutselt mõned olid, aga kõik, kes tulid tema juurde, said ime. Kaananean naine ja roomlasest sõjapealik tuli tema juurde. Sa loed nendest läbi kogu pühakirja. Koguduse koja ülem tuli tema juurde, pime tuli tema juurde, veritõbine naine tuli tema juurde. Nüüd me tänapäeval vabandame ennast igasugu olukordadega ja situatsioonidega ja puuetega ja diagnoosidega. Meil on igasugused peened nimed nende asjade jaoks, et ma ei saa tulla Jeesuse juurde. Aga Jeesus ütles, tulge minu juurde, kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud. Sa ütled, Jeesus, ma olen koormaga siin. Ma olen see, kes vaevatud on. Sina tule minu juurde. Ei, kui sa tõesti usud, et ma saan sind aidata, siis sa tuled koos oma koormaga. Sa hakkad liikuma, sa hakkad midagi tegema selles suunas, et otsida ta ülesse. Ja ma ütlen sulle, kõik need, kes tulid, ei läinud tühjalt minema. Amen. Ja sa leiad seda, ma mõtlen, kui sa loed Uut Testamenti, kes minu juurde tuleb, Johannese evangeelium, seda ma ei tõuka välja. Sina tuled, kes alustab tulemist, sina alustad tulemist. Jeesus ütles, kui kellelgi on janu, see tulgu minu juurde. Mitte, et mina käin pudeliga ringi, otsin, kellel janu on. Kui sul on janu, sina tule. Hakka liikuma, hakka otsima minu palet. Hakka liikuma minu suunas. Selles mõned oodata, äkki ühel päeval ime jõuab minu aadressile. Läki siis julgusega armu järje ette, et me saaksime halastust, leiaksime armu. Hebra kirja kirjuta ütleb, Jakobus ütleb, tulge Jumalal ligi. Sina alustad. Siis mina tulen teie ligi. Nii et Jeesus väeallikas oli kättesaadav. Võti oli lihtsalt tulla tema juurde. Amen. Tema ligi ollu. Tulemine tähendas, sa panid oma usu tegudesse. Ja usk ei ole ennem usk, kuni see on tegutsemine. Amen. Lootus ootab, et keegi teine võtaks midagi ette. Amen. Keegi võiks ära parandada need augud siin asfaldis, mis maja ees on. Keegi peaks sellega midagi ette võtma, keegi peaks selle asjaga midagi tegema, alati keegi teine. See on see lootus. Aga usk paneb sind tegutsema. Lootus ootab, et keegi teine. Usk paneb sind tegutsema. Amen. Nii et see mees liikus Jeesuse juurde. Ja enamus imesid Jeesuse teenistuses inimesed algatasid need tema juurde tulemisega. Ja kui ta tuli Jeesuse juurde, siis ta palus, et Jeesus tuleks tema juurde. See on päris suur palve. 10 tundi jalutada tagasi teise linna. Kalur tuleks, ütleks, et Janno, lähme 10 tundi. Ma
Pärnust, ma arvan, et ma pakun, et poole jõuab välja 10 tunniga, eks ole. Ja ütleks, et Janno, käime kiirelt Poolas ära, et seal üks inimene vajab palvet. ma mõtleks selle peale tõsiselt. Ma ei tea, kas mul on 10 tundi minna sinna ja 10 tundi tulla tagasi ja see on päris suur palve, kas pole nii? Kuule, lihtsalt pane kõik kõrvale ja lähme siin, tead, mul on üks inimene vajab palvet. Ja see oli päris suur palve. Aga see on huvitav, et sa ei saa Jeesusele edastada oma kutset kellegi teise kaudu. Sa pead ise minema tema juurde. Keegi teine ei saa otsida Jumala palet sinu heaks ja siis sina tunned, milline vägev läbimurre, milline võidmine, milline auline kontakt Jumalaga. Keegi teine tegi seda. Tema sai selle kontakti. Sa pead tulema ise. Keegi teine ei saa saada päästetud sinu asemel. Ja siis sina saad selle pääste nagu kätte tasuta. Nii et sa pead otsima tema palet. Pole piisav, et su vanemad on kristlased. Pole piisav, et sa beebina oled ristitud. Pole piisav, et sa soosid risti usku. Sul pole õigust oodata, et Jumal tuleb sinu olukorda, kui sa kõigepealt ei ole tulnud. Esmalt tema juurde. See on just, kui teed öelda ahjule, et ahi anna sooja, siis ma panen puid alla. Tulge minu ligi, siis mina tulen teie ligi. Ja tema teekond kahtlemata sümboliseeris tõsidust ja ohvrimeelsust ja kõige muu mahapanekut. Aga sa võid võib-olla lihtsalt ette kujutada. Milline tunne see võis olla või oleks võinud olla? Jalutada tagasi oma olukorda koos Jeesusega. See, kellest taevane vägi voolas, kelle käes üks käsi on võimatu, kes on sinu elu looja, autor, kes hoiab igat aatomit ja molekuli kogu universumis koos. See, kes teab kõike, kes kõikjal olev, kõik võimas, kõnnib sinuga koos tagasi sinu situatsiooni sisse. Ma arvan, et see oleks päris toekas tunne. Kõndida koos temaga. Jeesus, mul on see asi seal nii katki. Mu elu on lagunenud või see inimene, see on suremas või see suhe on katki või see ettevõte on läinud upakile pankrotti. Aga ma tean, et ma kõnnin koos Jeesusega tagasi sellesse situatsiooni. Ma tean, et see ei ole enam seesama. Amen. Kui ma saan anda selle asja üle temale, kui ma ütlen, Jeesus, ma ei saanud hakkama sellega, aga sina võta see asi üle. Amen. See meenutab ühte vana nalja, mida ma kuulsin. Pastor Meelis kunagi tegi, et evangelist ja pastor läksid metsa palvetama ja leidsid seal ühe onni, läksid sinna sisse. Aga evangelistega ta ei saa oodata, oli sama lihtsalt istuda. Tema pidi minema välja jalutama. Äkki leiab kellegi hinge, saab päästetud. Ja siis keset metsa karu tuleb talle vastu. Ja muidugi evangelist pöörab ringi, paneb jooksu tagasi sinna jahimajakesse, uks lahti, eks ole. Jookseb sisse, teeb seal U-pöörde, jookseb niimoodi välja ja siis ütleb pastule, nüüd sa võta üle. Ma tõin hinge sisse, sina hakka jüngerdama. Keegi saa seda üle võtta, aga Jeesus saab. Nüüd, mida issand tegi siin, me loeme, ta ütles, kui te ei näe tunnustähti ja imetegusid, siis te ei usu, nii et ma ütleks, et siis iseloomustab seda, et Jumal katsub teinekord meie usku läbi. Siin justkui kõlab Jeesuse karm hääletoon. Ta ei ütle seda muidugi ainult sellele ametnikule, ta ütleb seda laiemas ringis, et justkui imed jäävad ära. Aga Jumal tahab teada, kas sul on tõsi taga. Kaanani naine tuli, palus imet, Jeesus oli vait ja siis ta jätkas hüüdmaks. Lõpuks jüngrid ütles, saada ta siit minema. Ja kui see Kaanani naine lõpuks sai Jeesuse tähelepanu, esimene sõna, mis tuli Jeesuse suust välja, oli ei. Ei ole ilus võtta laste leib ja anda koerukest, et naine ikka ei jätnud järgi. Ja läks koju imega, isegi olles mitte juudi soost.
Me teame, et pimedale ütles, mine pese silmis siilotiigis. Nagu ma ütlesin, ta ei ütlenud, loe oma piiblit. Ta ei ütlenud, et ta saab terveks. Mitte mingit lubadust selle juures. Lihtsalt mine tee. Mõned meist mõtleksid, kuule, mul on muid kässu teha. Ja Abrahamile Jumal ütles ohverdada Iisak, 3 päeva teekond oli sinna. Jällegi usutest, 3 päeva minna, sa võid mõelda ümber oma asjad, mõelda, kas ma ikka kuulsin Jumala käest seda. Võib-olla see oli mul mingisugune veider unenägu, veider tunnetus. Pidali tõvised, mäletad, saadeti preestri juurde. Jällegi, nad ei olnud veel terved. Aga minge näidake ennast preestritele. Ja kui nad läksid, siis nad said terveks. Usutest, kas oled tõsine. Ja see mees, ametnik siin, vastab sellele nõnda, et issand, tule alla, enne kui mu laps sureb. Teiste sõnadega, ta ei jätnud järgi. Ma ütlen sulle, järjekindlus viib sind sihile. Järjekindluses on tohutu vägi. Muuseas, ma ei ole kohanud elus ühtegi tugevat inimest, kellel oleks olnud kerge minevik või kerge teekond. Aga nad ei jätnud järgi. Nad pressisid edasi. Pime Bartimaeus ei jätnud järgi. Märt Vähi ei jätnud järgi. See mees, kes ei ole järgi jätnud. See ametnik ei andnud alla. Paljud inimesed annavad liiga kiiresti elus alla. Ma proovisin 2 korda 10 ja see ei tööta. Vau! Sa oled ju tõesti Gibraltari kalju, täiesti liikumatu. 2 korda proovisin, ei tööta. Või mõni inimene palvetas ja midagi ei juhtunud. Eile palvetas 7 korda, enne kui ime juhtus. Ja see oli Jumala mees, kes kuulis taevast. Amen. Muuseas, isegi vesi lõpuks uuristab graniidi sisse augu, kui ta lihtsalt järjekindlalt tilgub ühe koha peale. Nii pehme asi nagu vesi. Lõpuks ta uuristab augu sisse. Nii et järjekindluses on vägi. Naerata oma naabrile, ütle, et see käib sinu kohta. Järjekindluses on vägi, ütle talle. Järjekindluses on vägi. See viib sihile. Ja sõbrad, minu viimane punkt. Enne kui me hakkame palvetama. See ametnik ei nõudnud tunnustähte. Ta ei nõudnud mingit tõestust. Ta selle asemel tegi midagi, mis oli haruldane, aga Jumala silmis nii oluline. Ta lihtsalt uskus Jumala sõna. Amen. Ta ütles, Jeesus ütles talle, et mine, su poeg elab. Ta ütleb, hei, tead, ma vajan mingit tõestust. Täna oleks lihtne, ma võtaks kõne korra koju, et kuule, kuidas poisil on? Poiss on terve. Okei, tänu sulle, Jeesus. Aga sel hetkel tal ei olnud midagi muud kui ainult sõna. Ainult lubadus. Tal ei olnud sertifikaati taskus, et nüüd on kindel värk, et poiss on terve või notariaalset lepingut või midagi sellist. Kõik, mis tal oli sõna Jumala käest. Ja selle sõnaga ta hakkas tagasi liikuma kodu poole. Muuseas, siin on kasutatud kreeka keeles sellist sõna nagu logos. Teatavasti võib ka ja on mõningates kohtades kasutatud sõna tõlkimisel reema. Reema on tihti tõlgitud siis, kui on isiklik kõnetus. Aga siin ilmselt Johannes püüdis näidata, et Jeesuse sõna on nii autoriteetne, et seda saab usaldada kui tõelist tõotust ja tegutseda selle najal, ilma et sa oleks mingit asja veel näinud. Ja selle sõna alusel ta alustas seda 10-tunnist teekonda tagasi koju, leides oma oodatud ime. Halleluuja. Nüüd selle nime või selle ime najal sai tema enda usk, tema pere pöördus Jumala poole, see usk sai kinnitatud. Nüüd
Ta uskus ennem ka, aga see usk sai kinnitatud. Amen. Täpselt sama, mis juhtus Kaana pulmas, mäletad. Piibel ütleb, et ja jüngrid uskusid. Kuule, nad uskusid ennem ka. Aga nüüd see sai kinnitatud. Tõesti, Jeesus on see mees. Tema on Messias. Tema on Kristus. Tema on see, kes pidi tulema. Ja me järgime teda. Ma mõtlesin selle peale, et mis tervendas selle poja. Ma kutsun ülistusbändiga juba üles. Ma nägin, et keegi kõndis siin. Tuletas mulle meelde seda. Mis tervendas selle poja? See on huvitav, et keegi ei läinud poisi juurde ja ütelnud talle, et mul on sõna sult, sõna sinu jaoks Jeesuse käest. Ta isegi ei teadnud, kas isa kohtus Jeesusega. Isa läks ju eelmine päev ära või üleeelmine päev isegi. Aga ma ütlen sulle, Jumala sõnal ja kui keegi otsustab sellesse uskuda, ei ole mingit distantsi. Jumala sõna tervendas selle noore mehe, ilma et isegi oleks teadnud, et siuke sõna oli Jeesuse poolt öeldud. Isa uskus. Nii võib-olla sul täna ei ole vaja imet, aga keegi vajab imet. Sa võid tulla kellegi pärast, kellegi heaks. Hea uudis, sõbrad, on see, et Jeesus on jätkuvalt imetegija. Ja täna me tahame palvetada ja uskuda Jumalat koos sinuga, sinu ime suhtes. Ma ei tea, mis on, aga ma usun, et sina tead. Me tuleme sellisesse suvelaagrisse. Inimesed küsib, kuidas meil läheb. Me hakkab põhjalikult asjadesse süübima, aga ütleme hästi. Aga võib-olla tegelikkuses meil on mitmed asjad, mis vajavad imet Jumala käest. Jumal, kust tuleb vastus sellele? Võib-olla see on seotud su lapsega, kes ei kõnni koos sissendaga. Võib-olla see on mingi haigus, mingisugune teema, mis on hakanud sind panema muretsema, mingid ilmingud, mida sa märkad. Sa võib-olla isegi ei taha sellega tegeleda. Aga sa tajud, midagi on. Võib-olla mingid rünnakud, võib-olla hirmud on tulnud, mis iganes. Finants, väljakutsed, suhete väljakutsed. Mis iganes alal sa oma elus vajad imet. See raamat siin just ütles ja õpetas meile, et Jeesus on imetegija. Kui sa usud tema sõna. Me oleme täna siin selle raamatu najal. Enamus meist ei ole näinud taevast, võib-olla ei ole näinud ilmutust Kristust, me oleme uskunud, mida Piibel ütles tema kohta. See puudutas meie südant, see sai meile reaalseks. Ja ma usun, et Jumala vägi võib saada täna õhtul reaalseks. Jälle tema sõna reaalseks sinu jaoks. Sõbrad, ma loodan, et te nautisite seda nii nagu mina nautisin seda võimalust seal jagada selle grupiga Jumala sõna. Ma tahan palvetada sinu eest, Isa Jeesuse nimel. Need, kes täna vajavad taevast puudutust sinu käest, kes on vaadanud selle saate lõpuni, et jõuda selle palveni, kelledel on täna võib-olla ületamatud väljakutsed, vajadused, mis on suuremad neist endist. Jumal, sina spetsialiseerud võimatute asjade tegemisele. Isa taevas, ma palun, et sinu vägi puudutaks neid, kes vajab tervenemist. Sinu vägi voolakul läbi nendest ihutemplitest ja ülestõusmise vägi igast rakust, igast koest, igast süsteemist, igast talitusest ja protsessist, igast ihust Jeesuse nimel. Isa taevas, ma tänan sind üleloomuliku, jumaliku, taevaliku varustuse eest nende inimeste elus, kes vajavad seda. Tänan sind, et sa tood võtmesuhted nende tee peale, ristates neid nende inimeste teekonnaga, kes kõnnivad sõna kuulmises sinule. Täname sind pühavõimu väest, täname sind sinu sõna eest, et sinu sõnad on ravimiks ja terviseks kogu meie ihule ja issand, me usaldame sind ja ma deklareerin sinu õnnistust kõigi
kuulajate, vaatajate üle Jeesuse nimel. Sõbrad, olge õnnistatud. Sõbrad, ma tahan südamest tänada neid, kes on seda kanalit Karjase Kohv toetanud. Nii et ma olen südamest tänulik kõigile neile, kes on seda kanalit tellinud, videosid, mis sind on kõnetanud, laikinud, võib-olla mõne positiivse kommentaari jätnud ja ma hindan seda väga. Nii et anna teinekordki teada, kust kohast sa seda kanalit vaatad, mis sind on julgustanud, tagasiside on tore, ma hindan seda, nii et olge vahvad, näeme jälle.